Koolinoorte laulu- ja tantsupidu on kohe tulemas ja üle Eesti sõidavad Tallinnasse kokku tantsijad, lauljad. Meie palusime täna külla siia Saaremaa tantsijad. No kui palju siis nüüd Saaremaalt neid laulu- ja tantsurühmi Tallinnasse peole sõidab? Meil läheb Tallinnasse päris palju, 51 kollektiivi ja meie delegatsiooni suurus on 1040 inimest, mis tähendab, et me naljatamisi ise ütleme, et see on rahuaja suurim saarlaste väljaränne, siis kui me laulupidudel käime. No ja täna meil on siin tantsijad ootel ka, mis rühm see täna tuli meile tantsima? Täna tantsib meil Õieti. Neid Õieti rühmi on päris mitu ja ma arvan, et see on noorte segarühmade niisugune segarühm, et nad on koopereerunud oma vahel. Enne kui on pidu, ütleme 2 peo vahel on ju ka rongkäik. Ma tean seda, et saarlased on alati üritanud silma paista. Miskit pidi mandrirahvale. Kuidas te seekord silma paistate? Seekord oleme me vaoshoitud ja tagasihoidlikud. Enne kõike näitame oma rahvariiet ja läbivaks teemaks on siis meie rahvariiete vööd, mis on omavahel siis ilusasti ühe uhkeks pärjaks sõlmitud ja eks seegi ole natukene märk sellest, et järgmine aasta oleme me üks vald ja enam võib-olla ja rohkem läbi põimunud kui praegu. Ega see ometi tähenda, et poliitika tuleb nüüd siia rongkäiku mängu? Ei, absoluutselt mitte, sest vööd on kihelkondade kaupa. No Saaremaa kultuurielu on väga kirju ja väga tihe. Öelge mulle, miks te nii palju üritusi teete? Kas tõesti nõudlus on nii suur, et igal üritusel jagub inimesi? Inimesi jagub, aga me ei ole kunagi nii mõelnudki, et miks me seda teeme. Et see on nagu iseenesest mõistetav, et ja võib-olla sellepärast on ka neid üritusi suveperioodil veidi rohkem, et siis lisaks Saaremaa tegijatele tulevad ju väga paljud tegijad mandrilt ka meile juurde ja siis on veel niisugused tegijad, kes arvavad, et võiks ka midagi toimetada, nii et seetõttu ilmselt see kalender meil ongi hästi tihe ja niisugune põnev ja kirju. No mille põhjal ma võiksin valida? Siin on väga erinevad variandid, sest meil on hästi põnevaid kohti, kus toimuvad. Meil on hästi põnevaid asju, mis toimuvad. Ja samas on ka niisugused traditsioonilised suured asjad, mis meeldivad paljudel. Aga näiteks, kui me räägime linnateatrist, siis see leiab hoopis Sadamaidas. Meil on jõekontserdid, meil on huvitavad festivalid, hoopis klassikaline muusika vabas õhus näiteks. Et otsimist ja leidmist on päris palju. Aga mina arvan, et meie teiega kohtume suurel peol ja vaatame siis nüüd, olgu see teie tantsijatele nii-öelda peaprooviks, kuidas nende peaproov näheb ja teile igal juhul jõudu. Aitäh! Noored tantsima!